Meiega on nüüd liitunud David Dowd, Foundation for Defense of Democracy's vanem teadur. David, Liibanoni president Joseph Aoun ütleb, et Beirut ei lepi millegi vähemaga kui täielik Iisraeli kaitseväe lahkumine. Kas see on lihtsalt poos oma enda kodanikele Liibanonis või mõjutab see seisukoht tegelikult praegu Washingtonis toimuvaid läbirääkimisi? Aitäh, et mind saatesse kutsusite. Ma ei usu, et see on pelgalt poos. Ma arvan, et poos on see, kui ta teeskleb, et see on Liibanoni suveräänsuse kehtestamise tulemus või ausalt öeldes, mida iganes see tähendab. See on Liibanon, kes üritab väga selgelt ära kasutada Islamabadi suunda, nagu peaminister Nawaf Salam seda paar nädalat tagasi nimetas, öeldes, et Liibanoni ja Iisraeli läbirääkimisi ning nende tulemusi ei saa sellest suunast täielikult lahutada. Praegu toimub see, et Liibanoni nõue, Iisraeli täielik tagasitõmbumine Lõuna-Liibanonist, mis on olnud Liibanoni pikaajaline nõudmine, kajab nüüd ka Teherani võimukoridorides ilmselgetel põhjustel. Nad tahavad võimalikult palju tagasi pöörata tagasilööke, mida on nende proksile, Hezbollahile osaks saanud. Osa sellest on Iisraeli okupatsioon Lõuna-Liibanonis. See puudutab Hezbollahi vastupanu loosungite tuuma. Kui me mõtleme 25. maile 2000 aastal, kui Hezbollah väidab ekslikult, et nad ajasid Iisraeli Lõuna-Liibanonist sõjaliselt välja, siis see ei vasta tõele. Iisraeli sisemised tegurid viisid vägede väljaviimiseni. Sellegipoolest väidab Hezbollah, et nemad ajasid Iisraeli Liibanonist välja, vabastasid Lõuna-Liibanoni ja see on toetanud nende populaarsust ja legitiimsust Liibanonis isegi mõnede nende vastaste seas aastakümneid. Kui Hezbollahi sõjaline tegevus Liibanonis viib selle aluseks oleva müüdi ümberlükkamiseni, selle vastupanu legitiimsuse keskse samba murdumiseni, siis pole see Hezbollahi jaoks ainult sõjaline kaotus. See on Hezbollah jaoks kaotatud narratiiv ja just seda püüab Iraan tagasi pöörata. Ja see langeb kokku ka Liibanoni seisukohaga. Ja taas, liibanonlased võivad seal istuda ja teeselda, et teate küll, suveräänsus. Nad peavad läbirääkimisi enda nimel. Aga kui me vaatame senist ajalugu, siis tegelikult on see Iraani surve, sest Ameerika Ühendriigid tahavad leppes püsida. Sellest saab Ameerika nõudmine ja surve Iisraelile. Ja Iisrael on sunnitud alluma ilmselgelt, sest meie kahe riigi suhetes on Ameerika Ühendriigid vanem partner ja Iisrael noorem partner. Kuidas mõjutab Washingtoni kõnelusi see teekonflikti üksus, mille lõid Šveitsis Iraan ja USA vahendajad, mitte Iisrael? Kuidas see mõjutab neid kõnelusi Washingtonis? Eks me näe. Ma arvan, et kui sa minut küsid, siis need Washingtoni kõnelused on lihtsalt silmakirjalikkuseks. See on lihtsalt näitemäng, millega püütakse jätta muljet, et Iraan ei ole see, kes tegelikult otsuseid teeb ja määrab, mis Liibanonis toimub. Nii et ma arvan, et kõik, mis Washingtoni kõnelustel juhtub, on tegelikult ebaoluline. See on lihtsalt võimalus pildistamiseks. Midagi tõeliselt konkreetset ei juhtu. Kui midagi konkreetset üldse juhtub, siis see toimub Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Eile toimusid Genfis arutelud Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Räägiti Liibanonist. Sellest teatati juba enne kõneluste algust. See on Iraani jaoks väga oluline punkt. Iraan on mänginud Ameerika Ühendriikidega kanamängu alates aprilli keskpaigast, riskides jätkuvate Ameerika ja Iisraeli sõjaliste rünnakutega Iraani vastu, selle valuga, mida see Iraanile põhjustab, ainult selleks, et päästa Hezbollah. Nad ütlevad, et kui te ei lõpeta sõda Hezbollahi vastu, meie Liibanonis, nagu nemad seda esitavad, või tegelikult sõda Hezbollahi vastu, siis oleme valmis jätkuvalt taluma Iisraeli või Iisraeli ja Ameerika sõjalise tegevuse valu. See on iraanlaste jaoks nii oluline. Nii et see on tõesti Iraani suunal ja see, mis seal juhtuma hakkab, määrab tegelikult ära selle, millised on piirid või raamid, mida Iisraelil lubatakse Liibanonis teha. Oleme juba kuulnud teateid, et Iisraeli vägedel palutakse teatud Lõuna-Liibanoni piirkondadest lahkuda kui heatahtlikkuse žest Liibanoni valitsusele. Kuid taaskord täidetakse sellega Iraani nõuet, et Iisrael lahkuks Lõuna-Liibanonist. Aga kuidas on Liibanoni tsiviilisikutega? Kas neid vihastab, et Iraan on see, kes otsuseid teeb? Kui me räägime suveräänsusest, siis see ei mõjuta ainult Liibanoni valitsust, vaid ka Liibanoni tsiviilisikuid endid. Kas nad on vihased või on nad lihtsalt õnnelikud, et sõda võib peagi lõppeda? Ma arvan, et pigem viimane, eks. Ma arvan, et on olemas narratiiv, mida me nägime välisminister Gideon Saari poolt, mida korratakse pidevalt, et just kui Hezbollah on Liibanoni vaenlane, me näeme seda Iisraeli pooledalt tulevat järjekindlust, et nad räägivad liibanonlaste nimel. Meil on teada, et liibanonlased näevad Hezbollahad oma riigi vaenlasena. Me näeme välisminister Marco Rubio järjekindlat seisukohta. Vaata, ma arvan, et Liibanonis on palju viha.
teatud segmentides Liibanonis. Rõhutame seda, sest Liibanon ei ole oma meelsuse ega rahvusliku identiteedi poolest ühtne riik. Nii et teatud Liibanoni ühiskonna segmendid on väga vihased Hezbollah peale, et nad alustasid seda sõda tarbetult võõra eesmärgi nimel. Olen kindel, et ka Shia kogukonnas, mis moodustab Hezbollah toetuse aluse, on teatavat viha. Aga ma arvan, et enamik liibanonlasi tahab praegu hoolimata kõigest sõja ja selle kuvandi lõppu. Vaata, Liibanoni šiiade seas ei näe me mingeid märke, et nad massiliselt Hezbollah vastu pöörduksid. Kas on vaja muuta see organisatsioon, mis on olnud Liibanoni ühiskonna osa ja Liibanoni šiiade konsensuse osa põlu all olevaks organisatsiooniks? Aga laiemalt võttes need liibanonlased, kes on Hezbollah vastu, on samavõrra ka Iisraeli vastu. Meil ei ole mingit sümpaatiat iisraelaste vastu. Ja mis iisraelastega toimub, on see, et nad kuulavad ühte osa liibanonlastest. Peamiselt Washingtonis tegutsevaid Liibanoni aktiviste, kellel võivad olla Iisraeli suhtes teistsugused tunded. Aga kes, kui me räägime Liibanoni konsensusest, ei esinda rohkem kui ainult väga väikest osa Liibanoni rahvuslikust konsensusest. Isegi kui nad esitavad end ilma tõenditeta kui laiema konsensuse esindajad. Aga ma ütleksin, et enamik liibanonlasi tahab sõja lõppu, olenemata sellest, kuidas see juhtub. Kas nad tahavad Iraani ülemvõimu või mingit muud domineerimist oma riigi üle, see on teisejärguline küsimus, millega nad tegelevad pärast seda, kui nad tahavad sõja lõppu ja oma tundeid Hezbollah ja Iisraeli suhtes, mis jällegi me räägime suuremast osast liibanonlastest, mitte šiitidest, on võrdselt negatiivsed. David Daud, väga tore, et olete meiega I24 News Englishis ja jagate oma teadmisi sellest, mis Liibanonis toimub ja kes tegelikult otsuseid langetab. Aitäh, et olite meiega. Aitäh!